tere! Selles videos vaatame, mis erinevused on kehtivate ÜBN ja varasemalt kehtinud RKS andmesisu nõuetel. Näitame Reviti näitel, kuidas vanade andmesisu nõuetega PIM-mudelist siiski eksportida õigete andmeväljadega IFC fail. Kvaliteetse PIM-projekti aluseks on ühtsed reeglid. Milliseid nõudeid konkreetses projektis jälgida, saab vaadata projekti rakenduskavast. Praegu kehtivate ÜBN-i ehk ühtsete PIM-nõuete aluseks olid varasemalt riigi kinnisvara ehk RKS-i nõuded. Seetõttu ei tohi neid omavahel segamini ajada ega kasutada vanu alusfaile uutes projektides. Üks suurimaid erinevusi seisneb selles, et RKS nõuetes kasutati andmevälja nimedes sõnade vahel alakriipsu, kuid ÜBN-is on see asendunud sidekriipsuga. Lisaks on ÜBN-is lisandunud ka uusi andmevälju ning osa varasematest nimedest on korrigeeritud. Kui PIM-projektis on andmeväljade nimed valel kujul, siis ei vasta projekt nõuetele ega ole masinloetav, mistõttu ka automatiseeritud töövood ei toimi. Kui puuduvad ÜBN nõuetega Reviti alusfailid, siis saab need soetada Revit testilt või viia alusfaili ise sisse vastavad andmesisu muudatused. Kui aga projekt on alustatud vanale RKS andmesisu alusfailile, siis on siiski võimalik eksportida IFC fail ÜBN nõuetele vastavate andmeväljadega. Teeme näite ukse andmesisu kohta. Kõigepealt tuleks projekti lisada puuduolevad andmeväljad ja need täita. Uksel on puudu 336 sissepääs hoonesse. Jätame ta elemendipõhiseks ehk instance parameetriks. Valime grupi ja kategooriad. Märgime parameetrile ka väärtuse. Seejärel tuleks muuta IFC-sse eksportimise property seti ehk piece-seti faili. Esimeses veerus on andmevälja nimi, mis ilmub eksporditud IFC failis. Kolmandas veerus on vastav parameetri nimi Revitis. Muudame esimeses veerus olevad parameetrite nimed õigeks ning lisame piece-setiga puudu oleva parameetri 336 sissepääs hoonesse. Seejärel salvestame selle uue failina. IFC faili tegemisel valime õige piece-seti faili ning teeme IFC ekspordi. Kuidas ÜBN nõudeid IFC-sse eksportida, näitame täpsemalt sellenimelises õppevideos. Nüüd näeme, et andmesisu on eksporditud vastavalt ÜBN nõuetele. Kokkuvõtteks. PIM-projekti edukus algab nõuetele vastavast alusfailist. Aitäh vaatamast! Tutvuge ka meie teiste ÜBN teemaliste videotega.